No härra minister esines ettekandega tuntud headuses, ei üllatunud positiivses mõttes. Jutt oli voolav, no ma ütleks mitte niivõrd rahustav, kuivõrd uinutav. Aga siseminister ütles, et siseturvalisuses on praegu Eesti igapäevases lahingolukorras, ja rääkis ka laiapõhjalisest riigikaitsest. Ja siis mina mõtlesin, kuidas tegelikult selles olukorras praegu ametis olev Vabariigi Valitsus käitub, valitsuskoalitsioon. Minister Laaneti ajal vähendati ja koondati 12 ametikohta Kaitseliidus. Olukorras, kus viimase 2 aasta jooksul on Kaitseliitu liitunud 6000 uut liiget. Ja just nimelt instruktoritest, kes tegelevad inimestega, nende samade uute inimestega ettevalmistusega, mis on julgeoleku seisukohalt ja siseturvalisuse seisukohalt, ma ütleksin, võtmeküsimus, napib ja see nappus tegelikult kasvab. See on karjuv vajadus ja see tegevus tegelikult on karjuvas vastuolus nende loosungite ja Eesti eluliste huvidega ja julgeoleku huvidega. Ja sellest minister siin ei rääkinud, sellest ta vaikis. Rändepoliitika kohta ma esitasin küsimuse, aga ma ei saanud tegelikult rahuldavat vastust, ja mitte mulle rahuldavat vastust, vaid Eesti julgeoleku seisukohalt vaadates rahuldavat vastust. Küll 2022 oli erakorraline sõja puhkemise aasta ja sisseränne oli erakordselt suur. Aga ka 2023 ületas väljastpoolt sisse tulevate inimeste arv Eestis saldona 14 000 inimest ühe aasta jooksul. See on suurem ka kui meie aasta sündimus, oluliselt suurem. Tallinnas oli 2021 juba rahvaloenduse andmetel eesti emakeelega inimesed vähemuses, olid vähemuses. See on järsult kasvanud, see olukord ja see lõhe ja erisus. Ja minu küsimus ei olnud mitte niivõrd selles, et kui palju on Eestis ebaseaduslikku rännet ja kuidas me valmistume ründe jaoks, vaid see, milline on valitsuse poliitika Eesti rahvusriigi kestlikkuse seisukohalt tulevikku vaadates. See ei ole jätkusuutlik, kui sellised viimaste aastate protsessid jätkuvad. Milline see on? Ja siia konteksti me saame rääkida kohe eestikeelsest inforuumist, et me oleksime ühises inforuumis. Ja siis me teame, et valitsuskoalitsioon on vastu keelenõuete sätestamisele platvormitöötajatele. Aga näiteks Bolt on üks suuremaid immigratsioonipumpasid. Ja keelenõude kehtestamine ühelt poolt reguleeriks seda immigratsiooni, teiselt poolt kaitseks eestikeelset inforuumi ja aitaks kaasa ka lõimumisele, et inimesed saaksid teineteisest aru. See on ka sisejulgeoleku küsimus ja turvalisuse küsimus. Aga valitsus seisab sellele vastu. Eestikeelsele haridusele ülemineku puhul õpetajatele pikendati nõudeid. Samamoodi leevendatakse, eks ole, siin nõudeid, venitatakse kummi selle üleminekuga. Aga siis räägime, kui kiire meil on turvalisusega ja et me oleme igapäevaselt, kuidas see oli, igapäevaselt oleme siseturvalisuses lahingolukorras ja käitume tegelikult niimoodi. Arusaamatu. Läheme edasi. Vene kodanike hääleõigus Eestis, millest on juba nüüd mitu aastat räägitud. Lugupeetud siseminister, me oleme mitu aastat rääkinud ja see on mitmes koalitsioonis tõusnud küsimuseks. Teie isiklikult olete sellele vastu olnud ja sotsiaaldemokraadid on sellele vastu, et seda küsimust lahendada. Teie koalitsioonipartner Riigikogu esimees tõstatas selle küsimuse avaistungil, kus osales ka president eraldi ülesse, et see on kiireloomuline küsimus, mida me praegu peaksime lahendama. Aga me ei lahenda seda, sest siseminister ja sotsiaaldemokraadid on sellele vastu. Ja siis me räägime siin 2., 3. ja 4. järgulistest küsimustest Eesti siseturvalisuse ja julgeoleku seisukohalt. Ja kui me nüüd kumuleerume kõik need küsimused, siis ma julgen öelda, et mul on hirm. Mul on hirm, et meil on selline valitsus ja selline siseminister. Ja mul on tõsiselt hirm. Ja siis me mõtleme ja kuuleme, et valitsuse liikmed teevad veel ettepaneku, et Eesti Nokia võiks olla vangide Eestisse toomine. Õnneks jätkub ka tasakaalustavat mõistust Eestis, et õiguskantsler on viidanud väga tugevatele vastuargumentidele, väga tõsistele ohtudele, mida see endaga kaasa toob. Nii keelekasutuse kontekstis, kultuuri kontekstis, et need ohud on kindlasti suuremad
kui see raha, mida me teoreetiliselt võiksime selle pealt teenida. Riigi mainest ma ei räägigi, mis on ju ka julgeoleku seisukohalt ülimalt oluline ja majanduse arendamise seisukohalt, võimalike välisinvesteeringute seisukohalt. Me oleme aastakümneid näinud vaeva selle nimel, et Eesti oleks selline väike, arenev, edumeelne, positiivne riik. Ja siis me räägime, kuidas me hakkame üle Euroopa siia vange tooma, et see ongi Eesti Nokia ja see suurendab meie turvalisust ja võimaldab võib-olla veel mõnikümmend miljonit eurot teenida olukorras, kus me kehtestame valimatult igasugu makse ja korjame neid oma inimestelt kokku. Ja lõpetuseks tuleb siiski ka rääkida kahetsusväärselt ikkagi sellest maksupoliitikast, mis on täiesti meie julgeolekut õõnestav, Eesti majanduse konkurentsivõimele vastutöötav, mis ei ole ka vähetähtis julgeoleku seisukohalt. Ja sellest seisukohast, kuidas selle maksu puhul mitte ainult ei visata seda nagu niisugust mädantõuna, et kas me maksustame siin kasumit või maksustame siin vara või maksustame veel midagi kolmandat. See on juba ammu ära unustatud, mis koalitsioonileppes kokku lepiti. Ja siis täna minister väitis siit puldist, stenogrammist võib kontrollida, et ettevõtjad toetavad mõlemat varianti, nii kasumit kui ka vara maksustamist. Ettevõtjad toetavad mõlemat. Mina olen aru saanud, et ettevõtjad ei toeta kumbagi, aga minister väidab valitsusliikmena, et toetab mõlemat. Et küll on tore ja lihtne siis ju riiki valitseda, kui ettevõtjad toetavad mõlemat, siis ei ole ju ka valitsusel raske valida, et siis tuleb mõlemad valida. See on nüüd muidugi iroonia, ärge seda tõsiselt võtke. Aga ma lugesin Sakalat ja mida Sakala ajakirjanik kirjutab ja siin ei ole minister vastulauset esitanud, nii et ma võtan seda siiski tõena, et see on tõesti niimoodi sotsiaaldemokraatide poolt välja öeldud. Sotsid õhutavad klassiviha. Ja ajakirjanik kirjutab 13. septembri Sakalas, et rikastel olla rohkem rahust võita kui vaestel, nii väidavad sotsid. Ja hinnang ajakirjaniku poolt on ülemalt küüniline ja küsib, kui palju maksab siis rikka elu rohkem kui vaese elu. Ja ma tõesti ütleks, et niisugune vastandumine riigikaitse maksu kehtestamisel praeguses olukorras ministri poolt on ikka väga vastutustundetu. Vastandada niimoodi erinevaid sotsiaalseid rühmi. Nii et kahetsusväärselt pean ütlema, et midagi positiivselt sellest ettekannest ja küsimustele vastustest ma ei leidnud. Ja ma väga loodan, et koalitsioonipartnerid aitavad siin natukene siseministrit ja sotsiaaldemokraate, et meil tekiks tõesti terviklik siseturvalisuse julgeolekupoliitika. Aitäh!